Räägitakse, et tänapäeval elu koondub linnadesse ja maal jääb inimesi vähemaks. Samas mina tean väga palju inimesi, kes tahavad just maale kolida. Maale kolimise üks häda on see, et maal elada ja maale kolida on väga kallis. Räägime ühest lahendusest, kuidas natukene seda maale kolimiseks laenu võtmist enda jaoks kergemaks teha. Maaelu sihtasutusel on spetsiaalne toode, mis on mõeldud just maale kolivale inimesele, kes hakkab endal kodu rajama. Mis tootega on tegu ja miks see vajalik on? See toode on mõeldud eraisikule ja on elusame kaaslaen. Ja mõeldud neile inimestel, kes võtavad pangast laenu, tahaks maale maja ehitada, aga tagatisväärtus ei võimalda täit laenu pangast võtta. Räägi natuke lähemalt, miks see tagatis ei peaks piisama, linnas ehitades ju piisab? Tõmbekeskustes ongi turg aktiivsem ja hinnad kõrgemad. Kui see saana maja ehitada ära kuskile väiksemasse kohta, siis tavaliselt see müügihind, mis on selle majast võimalik saada, on väiksem. Räägime natukene selle protsessi lahti, et kuidas selline laenu võtmine käib, mis sammud tuleb selleks läbida? Mõtleks, et esimene samm, kus tuleb alustada, on ikkagi leida see hea koht, kuhu soovite elama minna. Ja miks maal on võib-olla hea valik on see, et seal on tervislikum elukeskkond. Seal on pered suuremad, lapsi rohkem, mis võiks olla ka Eesti riigile vajalik. Ja kui see koht on leitud, siis tuleks leida kas siis ehitaja, kes esitab kalkulatsiooni või teha ise see kalkulatsioon, saada aru, kui palju selle maja ehitamiseks on raha vaja. Siis järgmisena minna selle kalkulatsiooni või pakkumisega panka, saada siduv pakkumine ja mainida pangas, et soovite kasutada Maaelu Edenemise Sihtasutuse kaaslaenu ja pärast seda tulla pöörduda juba messi laenutaotlusega. Maapiirkonnaks me loeme alla 1000 elanikuga asustusüksust. Ja miks me just oleme sellise piiri pannud, et me tahaks näha, et elu ei kontsentreeruks ainult suurlinnadesse keskustesse. Ja me oleme välistanud enda laenu saajate piirkonnana Tallinna, Tartu ja Harjumaa. Sest Harjumaal meil täna elab 10% territooriumil praktiliselt pool Eesti elanikust. Üldine populaarne arvamus on see, et elu ikkagi koondub linna ja inimesed pigem kolivad maalt linna. Kas teie oma töös näete sama või teie ikkagi näete rohkem neid inimesi, kes tahavad maale kolida? Me näeme kahjuks statistikat, mis näitab, et linna kolitakse jätkuvalt ja see meede ongi mõeldud, et saaksid teha ka need inimesed valiku maa kasuks, kes ei taha linna kolida, aga võib-olla selle tagatise probleemi tõttu tahavad ehitada oma maja kaasaegsena ja peaksid valima linna. Nüüd nad saavad seda teha maale. No mina isiklikult langen nüüd sellesse kategooriasse, kes elab linna lähedal maal, aga see on siiski piisavalt maa, et mina seda väga suuresti naudin ja võin teistele inimestele ka öelda, et kaaluge maale kolimist, sest see hingamine on seal ikka hoopis teine kui linnakäras, aga inimesed on erinevad, igal ühel oma.